Tervist, head inimesed siin Paides arvamusfestivalil Keele ja meele alal ja tere kõigile, kes te vaatate meid videokaamera vahendusel. Me räägime kahe väikese keele tulevikust. Kahe väikese keele, mis on võib-olla sarnasemad kui väga paljud keeled maailmas, aga pole päris murded siiski. Ehk nende oskamiseks on nii ühe kui teise keele emakeelena rääkijatel vaja pisut tööd teha, et mitte öelda neid keeli suisa õppida. Eesti ja Soome valitsuse ühisel juubeliistungil eelmise aasta kevadel tõstatati ka see vastastikuse keeleoskuse teema ja muuhulgas otsustati väikeste keelte nagu Eesti ja Soome keele kasutamine tehisintellektil põhinevates avalikes teenustes. Ja käibki ühest küljest huvitav protsess. Me räägime tunnelist, me räägime Helsingist ja Tallinnast kui kaksiklinnast ja erakordsest lähedusest ja ühisest kultuurist ja selle ekspordist. Ja samal ajal mõlemas riigis ollakse tegelikult mures oma keele püsimise pärast ja ega siin väga suurt saladust ei ole, mis selle võib-olla kõige suurem oht on või milline keel kõige suurem oht on. Ent inglise keel tundub olevat tänapäeva maailma selline ühine kasutuskeel. Samas, eriti soome keele seisukohalt ja me räägime just nimelt soome keelest seetõttu, et kogu selle arutelu korraldaja on Suomen Vironi instituut ehk Soome instituut Eestis. Eriti soome keele seisukohalt paistab areng olevat Eestis tagasiminek. Soome keele oskajaid on vähem ja ega tegelikult ka soome keele õpetajaid ei tule väga palju peale. Ja samal ajal siis räägitakse Eesti ajakirjanduses sellest, et Soome turiste käib meil järjest vähem. Värsked uudised just räägivad, et vist viimaste aastate kõige väiksem arv oli siin viimases mõõdetavas kvartalis. Nii et kuhu me oleme oma igapäevases suhtluses jõudnud ja kas siit on võimalik siiski helgesse tulevikku liikuda? Sellest täna räägimegi ja selle paneeli tulemusena loodab Soome instituut saada sisendit 2020. aasta soome keele ja kultuuriga seotud tegevusteks ja pikemaajaliseks tegevuskavaks. Meil on 4 panelisti täna siin, kes esindavad keeleteemasid, aga samas üsna erinevast vaatenurgast. Piret Kärtner on Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna juht. Tema töö osa on sisendi andmine nendesse arengukavadesse, mis puudutavad võõrkeelte õpetamise tulevikku koolides. Pekka Myllylä juhib 1991. aastal Riias loodud Tilde kontserni Eesti üksust ja Tildest on tema 20-aastase tegutsemise jooksul saanud arvestatav jõud Baltimaade tõlkemaastikul ja samas rahvusvaheliselt tunnustatud keeletehnoloogia arendaja ja keelt ei ole võimalik tänapäeval enam tehnoloogiast lahus tegelikult vaadelda. Indrek Tammeaid on aastakümneid Soomes elanud innovatsiooni edendaja, kes praegu töötab küll Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi heaks ja Indrek on rääkinud päris palju Soome ja Eesti vahelisest koostööst, majanduse arengust ja ka innovatsioonist seal. Ning Janne Saarikivi on keeleteadlane ja polüglott ja Helsingi ülikooli professor, kes on töötanud lektorina ka Tartu ülikoolis. Aga enne kui ma annan panelistidele sõna, tahaks ma teha kiire hääletuse. Õpetajad ei ole nüüd kaasatud praegu ja need, kes on rahvuselt soomlased, ka ei ole kaasatud. Ülejäänud, tõstke käsi püsti, kui te oskate soome keelt. No, ütleme niimoodi, et silma järgi võttes üks 40%, võib-olla kolmandik oskab. Peegeldab tegelikult päris hästi praegust olukorda. Aga kõigepealt panelistidele selline mõttekont pureda. Kui me kohtusime kevadel selleks, et seda arutelu ette valmistada, siis Indrek oli vist see, kes ütles, et üks oluline küsimus vajab vastamist. Vastasel juhul me ei jõua kuhugi. Seetõttu ma küsin ja ma laseks siinkohal eestlastel
kelle jaoks soome keel on siiski võõrkeel, kõigepealt vastata, see küsimus on milleks? Miks meil üldse on vaja teineteise keelt osata? Sellepärast, et kui me mõtleme järeltulevate põlvede peale, siis praegused 12–15 aastased nende jaoks peab ei ole mingi argument. Peab olema ratsionaalseid põhjuseid. Mis meie ratsionaalsed põhjused on? Piret? No mina arvan igal juhul selle keele oskamise kohta seda, et see viimane samm inimeseni tehakse ikkagi keele kaudu. Et niikaua, kuni me räägime omavahel mingisuguses keeles, mis on mõlema poole jaoks võõrkeel, on see samm astumata. Ja kui me tahame päriselt inimeseni jõuda, siis keel on kindlasti see, mis selle sammu aitab astuda. Indrek? Minu jaoks see vastus hästi lihtne. Minu jaoks keel on mõttemudelite võti. Tähendab selleks, et aru saada kontekstist, keele teadmine ja keeleoskus on lähtekoht, et me võime kasutada vahendajaid, me võime kasutada ühiseid kolmandaid keeli, aga nagu öeldakse, sügava mõttemudeli mõistmiseks keel on vältimatu. Pekk? Ma ütleksin, et keel avab võimalusi. Ma olen hea näide iseenda sellest. Olen 3 korda Eestist välja kolinud ja 3 korda tagasi tulnud. Ja peale viimast tagasi tuleku otsustasin, et ma hakkan eesti keelt õppima. Ja ma arvan, et ilma seda mind ei oleks siia kutsutu. Et väga palju ja uusi ja head võimalusi olen saanud. Janne? Ma arvan, et keeleoskust me öeldakse tihti nagu mingit pragmaatilist oskust. Et sa oskad eesti keelt, siis saad eestlastega läbi. Aga mina muidugi rõhutaksin seda, et keeleteaduse seisukohalt keel on mitte ainult kommunikatsioonivahend, vaid ta on ka mõtlemise, identiteedi loomise vahend ja iga keel on selles suhtes erinev. Siis kui näiteks see vestlus siin toimuks nüüd eesti keele asemel näiteks soome keeles või inglise keeles või vene keeles, siis oleks see vestlus ka sisu poolest midagi muud kui eestikeelne vestlus. Kuigi oleks nii-öelda täielik tõlke. Täielikku tõlked ei ole. Nii et põhimõtteliselt keel loob alati, vastavalt sellele, et milline keel valida, loob alati teatud maastiku, kuhu suunas hakatakse liikuma. Indrek, sa oskad soome keelt. Millal sa seda õppisid ja mis sinu motivaator oli soome keelt oskama hakata? No ma arvan, et ma olen natuke erand, et juhtumisi mul on isegi üks klassivend siin, kes võib seda nagu kinnitada või vastu vaielda, aga ma mäletan, et ma olen Tallinna teise keskkooli või tänase reaalkooli lõpetaja ja ma olin üks vähestest, kes oli juba sellel ajal õppimas koolis soome keelt. Et ma ei mäleta seda ratsionaalset süüd või põhjust või millest see lähtus. Aga sellest jah, et nagu öeldakse, lisaks tavalisele nagu televisiooni argumentatsioonile, mis me alati kordame ja millega me alati väga päri ei ole. Et tõesti minu, nagu öeldakse, keeleõppe, ma ei ole nagu keelekallakuga olnud, aga et see algas koolis. See oli vabatahtlik, nagu öeldakse, valikuline kursusega. Piret, teil ei olnud kokkupuudet lapsepõlves soome keelega? Ei, minul ei ole lapsepõlves kokkupuuteid olnud soome keelega, küll aga oli mul vanaemal väga palju soomekeelseid raamatuid, sest et tema otsustas umbes 70-aastaselt otsustas, et ta tahab hakata soome keelt õppima. Me kinkisime talle 70. sünnipäevaks kõik need soome keele õpikud algajatele ja tal oli palju soomekeelseid raamatuid ja minu eriline lemmik oli üks Kallenalle raamat, et ma võisin seda nagu tohutult sirvida edasi-tagasi. Küll aga on mul hilisemas elus olnud väga palju soome sõpru ja meie oleme kuidagi oma elus saanud niiviisi hakkama, et nemad on rääkinud rahulikult soome keeles, mina olen rääkinud rahulikult eesti keeles. Me oleme kõigest omavahel aru saanud ja kui ikka surmaeda käes on, siis oleme ka mõne vahendaja keele appi võtnud. Aga jah, arusaamisega pole nii hull, aga jah, rääkimisega ei ole nii hästi. Mida arusaamine teie jaoks muudab? Selles mõttes, et mõttest te saate ju aru ka siis, kui soomlane räägib teile inglise keeles, aga kui soome keel hakkab lahti rulluma,
teie jaoks ja avanevad need uued maastikud, et mis siis toimub? No rohkem on ikkagi see, et ma siis hakkan aru saama, et ma tegelikult ei saagi nii hästi aru. et eks soomlased ja eestlased mõlemad teavad, et kui palju on neid niinimetatud valesid sõpru, et kus sõnad näevad välja üsna sarnased, aga tegelikult on need tähendused teised ja noh, Janne küll siin ütles, et et me räägime tihtipeale keelest kui sellisest pragmaatilisest asjast, aga ma usun, et väga paljude nooremate inimeste jaoks ja ka minu jaoks on olnud ka see vajadus keelt osata on olnud suurem kui võib-olla selline laiem filosoofiline plaan keele kohta, et mulle alati tundub, et kui on keelt vaja, siis inimesed õpivad selle ära kas või telefoniraamatust, aga kui nad tunnetavad, et seda keelt ei ole vaja, siis võib-olla maailma parimad õpetajad võivad seal tiritamme klassi ees teha ja see keele õppimine ei toimu. Aga väga hea. Meil on olukord praegu, mis ei ole väga hea, et see mõte kõlas, aga olukord on selline, et tegelikult soome keele oskajate hulk kogu aeg väheneb. Kui vaadata otsa 19–65 aastastele inimestele Eestis, siis umbes 16% vastab ise, et jah, ma oskan soome keelt. Kas see tähendab seda, et meil tegelikult ei ole neid keeli vaja või nende inimesed tunnetavad, et neil ei ole naaberkeelt vaja? Kas need ajad, kui vajadus oli päriselt või oli vajadus seotud sellega, et pidi olema oma kodusoomlane, kelle käest sai kohvi või mingid vähekasutatud riideid, et see vajadus on nüüd möödas? Kui mina veel vastan, et siis tegelikult ma ei taha, et jääks kõlama see mõte, et soome keele oskajate arv kogu aeg väheneb, et tegelikult me näeme, et soome keele õppijate arv järjekindlalt suureneb, et kui meil kuskil paar aastat tagasi oli umbes 900 soome keele õppijat, siis täna on ligi 1400 soome keele õppijat üldhariduses. Et ma ei julge ütelda, et see arv väheneb ja mis puudutab ka oskamisse, et siis mõnikord, kuna see oskamine on tihtipeale sellisel hinnangulisel, kus inimene ise hindab oma keeleoskust, et siis Eesti inimene, kes üldiselt arvab, et oskamine on siis, kui ma veatult räägin, kirjutan ja kõigest aru saan, et siis võib-olla ka natukene sellist enesekriitilisust, et me ei julge tunnistada, et me saame rohkem aru või räägime rohkem, kui me tegelikult seda teeme. Et ma ei ole päris selle statistikaga nõus. Ma kohe annan sõna ka meie vestluse soomlastest liikmetele, aga Indreku käest kuuleksin vastuse selle vajaduse kohta, et kuidas sina tunnetad, et kas vajadus on vähenenud? Ma arvan, et vajadus ei ole vähenenud, vajadus on pigem kasvanud ja ma olen tihti Kas see on sinu soovmõtlemine või on see tegelikult nii? Ma väidan, et kui me vaatame kas või puhtalt praegu, tulen, nagu öeldakse, oma päevatöö krundile ehk ütleme majandusvaldkonda, siis kui me räägime nagu suurema lisandväärtusega majandusest või kutsume sellest targemast majandusest, see eeldab seda, et sa suudad lahendada kompleksimat probleemi, kompleksimat nagu vajadust või küsimust ja selle mõistmiseks me tegelikult vajame keelt. Ja ma väidan, et osaliselt selle majanduse integratsiooni vähesus just targa majanduse osas on sellel põhjusel nii väike, nagu ta on, et kahjuks me nagu ei suuda mõista neid nagu komplekssemaid probleeme ja selle tõttu, nagu öeldakse ametlikult või piduliku keelega, nagu meie liikumine väärtusahelas on natuke aeglustunud. Aga ma kasutan juhust, ütlen ühe väikse repliigi, nii palju selle keele õppimise seisukohast mul ei ole fakte, aga ma viskan väite, et võrreldes 25 aastat, 30 aastat tagasi, kui võib-olla natuke rohkem oli Eestis soome keele oskust kui eesti keele oskus Soomes, siis tegelikult täna ma väidan, et Soomes ei tohi kasutada sõna eliit, see on väga negatiivse varjendega, aga ma kasutan nüüd termit Soome eliit. Soome eliidi hulgas on üllatavalt palju eesti keele oskust äris, poliitikas, tippametnike hulgas, väga mitmes. Ja kahjuks Eestis võib-olla seda nii palju, ehk ma julgen nagu öelda, et võib-olla mitmes sektoris tegelikult soomlased saavad Eestis paremini aru kui eestlased soomlastest. Ja tegelikult ei ole see mitte ainult eliidi hulgas, võib ju täheldada tihtipeale seda, et kui järjekordne soomlane, keda järjest rohkem tegelikult liigub üle lahe ka Eesti suunas, maabub siin, siis enne imet
poole aasta pärast inimene räägib juba täiesti sujuvat sellist argi kasutuskeelt ja ometi kõlab kogu aeg väide, võib-olla enam ei kõla, aga 90ndatel aastatel, kui ma elasin ise Soomes, siis kuulsin pidevalt seda väidet, et meie soomlaste jaoks on eesti keel palju keerulisem õppida kui teie eestlaste jaoks soome keele õppimine. Küsime Janne käest keeleteadlasena, kas seal on mingitki faktilist alust sellel väitel? Ma arvan, et keele õppimise raskus sõltub alati kontekstist, eks ole, et miks siis eestlaste vanem põlvkond soome keelt nii hästi oskaks. No sellepärast, et nad vaatasid Soome telekat, eks ole, et oleks soomlased vaatanud sama palju Eesti telekat, siis ma arvan, soomlased oleks õppinud eesti keele selgeks ka, eks ole. Mina muidugi mäletan seda nõuga aja Eesti televisiooni, siis oli meie jaoks mingi selline kummaline naljakas asi, ei saanud aru, mis see eti on, et mis keelt seal räägitakse. Nõuga ajal Eesti nagu ei eksisteerinudki nagu inimeste teadvuses, eks ole. Ja siis ei olnud selleks mingit vajadust. Keegi ei võinud sinna sõita, ei olnud mingit mõtet sinna sõita võib-olla, aga eestlastel oli mõte, eks ole. Siis ma arvan, et nii on ka praegu, eks ole, et kui on mingit keele inputi, siis sa õpid selle ära, eks ole, et vaatad telekat, on vajadus midagi lugeda, on vajadus kellegiga vestelda, sõidad pidevalt Eestisse, Soome, siis õpid ära, ma arvan, et kõik sõltub kontekstist. Nii et inimene on lõppude lõpuks ikkagi laisk loomaki, kes võtab jalad kõhu alt välja, ka vaimsed jalad kõhu alt välja, siis kui tal siiski mingi sundus selleks on, et päris vabatahtlikult ta seda ei tee. Ei, no paljud teevad vabatahtlikult, ma arvan. Et, võib-olla siis on see motivaator lihtsalt kusagil peidetumalt olemas. No mina ise näiteks olen eesti keele õppinud täitsa vabatahtlikult. Et just tol ajal, kui ma gümnasist olin, siis Eesti hakkas tasakese iseseisvuma, siis ma tahtsin aru saada sellest, mis sellest maailmas toimub. Aga motivatsioon oli olemas järelikult. Siis ma lihtsalt mõtlesin, et ma tahan seda keelt ära õppida. Et just oli näinud seda kummalist jama, mis seal telekas nagu näidati ja ei saanud õieti aru, mis asi see on. Ja siis ma hakkasin õppima, aga mul oli lihtsalt tahtmine. Ei olnud mingit suurt vajadust. Aga siis ma arvan, et see juhus ikka lahendaski palju minu elu probleeme, et siis pärast läksin ülikooli õppima soome-ugri keeli, siis hakkasin tegelema hoopis teiste asjadega, otseselt eesti keelega seotud asjadega ma olen tegelenud väga vähe. Aga siis lõpuks ma arvan, et see eesti keele äraõppimine tol ajal ikka oligi võib-olla minu selline tööelu kõige tähtsam sündmus, eks ole, et selle kaudu ma siis läksin sinna soome-ugri keele teaduse valdkonda ja seal on viibinud kuni selle ajani. Pekka, millal sina eesti keelest esimest korda kuulsid või aru said, et on olemas selline asi nagu eesti keel? Ma arvan, et see oli kunagi alakoolis meie emakeele tunnil. Esimest korda kuulsin midagi eesti keeles, mis räägiti eesti keeles. See oli väga naljakas. Toodi näide sellisest mingist eksootilisest asjast, mis eksisteerib kusagil kaugel mere taga. Täpselt. Eestist iseennast ei räägita midagi, aga see tuli nagu keele kaudu. Ja ma mäletan selle, et see oli väga naljakas ja kõik naursivad. Aga siis ma olengi öelnud seda, et kui see ei enam tunnu nagu naljakalt, see enam kõlab naljakalt, nii sa oled harjunud eesti keelega nagu soomlasena. Ja üsna kiiresti sa harjud sellega, kui oled selle keelega nagu igapäevases kokkupuutes. Aga ma võiksin vastata sinu küsimusele, mis sa küsisid Indrekilde ja Piretilde, et mis see mõjutab, kui sa hakkad nagu teist keelt rääkima. Ausalt öeldakse, ma ei usu, et ma tunnen nagu eesti kultuurid või kirjandust või juba muusikat parem, kui ma räägin natuke rohkem eesti keelt. Aga see, mis see mõjutab, on see, et eestlased rääkivad mulle teisiti. Ja see, et kui me rääkisime
inglise keeles või ma eeldaksin, et eestlased räägivad mulle soome keeles, mis ma ei ole kunagi teinud, aga tean, et seda juhtub. Aga siis kui ma räägin eesti keelt, niin inimesed räägivad mulle teisiti ja see on väga, väga tore. Ma palun publiku hulgast, kui teil on küsimusi, käega märku anda. Ma ei garanteeri, et ma kohe kaasan teid, aga ma vähemalt tean, et te olete ootel ja kellelgi on küsimus. Aga ma tean, et meie hulgas on ka 3 soome keele õpetajat ja ma nüüd kasutan juhust ja esitlen selle arvamusfestivali eripära. See on mikrofon, täringu moodi, pehme, aga ta töötab täiesti mikrofonina, seda saab üksteisele niimoodi visata ja võib püüda ka kinni püüda. Ning siin see must osa on see, kuhu siis see räägitakse ja ma viskaks selle mikrofoni nüüd sinna meie õpetajate suunas ja kuulaks natukene, et millised on nende kogemused nende õpilaste motivatsiooni kohta õppida teist keelt. Proovime, jah? No nii. Fotograaf on ka valmis. No nii, suurepärane. Olen siis Piret Meresmaa, soome keele õpetajate seltsi juhatuse liige ja õpetan täiskasvanuid Tallinna täiskasvanute gümnaasiumis soome keelt siis valikainena. Just, mitte kohustusliku ainena, vaid valikainena. Ehk nad on teinud teadliku otsuse õppida soome keelt. No see on üks valikute hulgast ja siis... Aga erinevalt 5. klassist, kus õpilaste vanemad teevad selle otsuse, siis teie puhul teevad need inimesed. Millega nad põhjendavad oma valikut? Ma iga nii-öelda kursuse alguses küsin, et miks sa siin oled, et motivatsiooni nagu teada saada. Osad tulevad sellepärast, et käivad tööl. Ehk neil nagu siit juba kõlas, et kui on, et tegelikult inimesel on vajadus, siis ta hakkab tööle, ajab oma jalad kõhu alt välja. Kes tuleb sellepärast, et midagi oli ju vaja valida ka, üldiselt need vaikselt kaovad. Aga kes jääb, on see, kes on teadvustanud oma vajadust ja on valmis selle nimel tööd tegema. Ehk ikkagi põhiline on see, et kui on vajadus, siis leitakse ka see motivatsioon ja siis ollakse valmis tööd tegema. Iga asjaga on nii. Väga tore, nii et me praegu hoiame selle mikrofoni võib-olla seal nurgas, kui kellelgi on tõesti midagi vahele öelda või küsida, siis andke käega märku, aga lähme aruteluga edasi. Me oleme nüüd kaardistanud enam-vähem selle olukorra, milleks keeleoskust vaja on. Me teame ka, et Eestis on alla 20% neid inimesi, kes vähemalt ise ütlevad, et nad soome keelt oskavad. Mida on võimalik ette võtta reaalselt selle inglise keele pealetungi osas? Sellepärast, et me praegu siin räägime küll toredat juttu omavahel, kõik intelligentsed inimesed telgis ja laval ja me oleme justkui meelestatud niimoodi, et meil on seda ikkagi vaja. Me suudame seda ratsionaalsetega, psühholoogiliste argumentidega põhjendada, aga peale tuleb põlvkond isegi oma emakeele on valmis vähemalt mitme valdkonna argikeelena vahetama inglise keele vastu. Ja neile ei tööta, nende puhul ei tööta need ratsionaalsed argumendid, et jah, sul on võib-olla kunagi mingis mõõtmatus tulevikus, siis kui sa oled väga vana ehk juba 21-aastane, et siis võib sul hakata olema kasu sellest väikesest keelest, mida räägitakse täpselt nagu selles keeleruumis ja mitte kusagil kaugemal. Ma mäletan 90. aastatel lugesin juba 97. vist ühe soome emakeele õpetaja murelikku artiklit ajalehes Helsingin Sanomat, kus ta ütles, et emakeele oskus ja ka emakeele tähtsus on noorte jaoks või laste jaoks nagu järjest väiksem. See oli üle 20 aasta tagasi ja praegu see suundumus ei ole sugugi justkui paremuse poole läinud. Mida selle inglise keele invasiooniga ette võtta? Mida see nõuab? Poliitikat, rahalist tuge, vanemate otsust või haridusministeeriumi
poliitik või lihtsalt nagu otsustust, et nüüd on õppekavades soome keel või eesti keel Soomest? Kui võiks kommenteerida, siis ma arvan, et kõigepealt tahaks öelda ka seda, et kui sa kogu aeg ütled seda, et ainult 20% eestlast valdab soome keelt või midagi sellist, siis tahaks öelda, et mingi seisukohalt see on hiigelsuur arv, eks ole. Mis teises riigis 20% rahvast räägib soome keelt? Kas Rootsis või Norras või Taanis? Mitte küll, et 1% võib olla maksimaalselt rootslastest oskab soome keelt. Aga no siin oskab ikka veerand, eks ole, see on väga palju. Ühtki teist sellist kaksikriiki nagu Soome-Eesti ei siin sellel keelealal olemas. Et nagu selles suhtes on see midagi unikaalset, et Eestis on ikka suur arv inimesi, kes oskavad soome keelt ja vastupidi. Aga siis, mis selle inglise keele suhtes võiks teha? Ma arvan, et kõigepealt peaks olema mingi, ma arvan, et põhimõtteliselt muidugi räägime kultuurist, eks ole, meil peab olema kultuuriline identiteet, et Eesti riik ja Soome riik on vaja just selleks, et kaitsta eesti keelt ja kultuuri ja soome keelt ja kultuuri. Kui ei ole seda keelt, siis ei ole mingit põhjust ka riigi ülal pidada, ma arvan. Aga teine asi on, et ikka inglise keelt kasutatakse praegu paljudes sellistes valdkondades, kus teda tõepoolest nagu ei vajatakski. Et minu arust näiteks on väga raske aru saada sellest, miks Soome ülikoolides paljude erialade õppimine on läinud üle ingliskeelsele õppele. Et miks näiteks Aalto üliopistos, mis on siis tehnika ja majanduse kõige tähtsam kõrgkool Soomes, üle 80% magistriõppest toimub praegu inglise keeles. Et mis on see vajadus, mis tekkinud Soome tööturul, et kõik need, kes majandusega tegelevad, ei vajagi rohkem soomekeelset terminoloogiat ja ei vajagi rohkem mingit soomekeelse tehnoloogia terminoloogiat. Sellist vajadust ei ole. See asi, et ülikool läheb üle ingliskeelsele õppele, sõltub lihtsalt ülikoolsete vahelisest konkursist, eks ole. Nad siis konkureerivad teineteisega, nad tahtvad, tuleks palju välismaalasi üliõpilasi juurde, kes maksvad raha selle õpingutest. Nad tahavad, et oleks rahvusvahelisi publikatsioone inglise keeles, millega arvestatakse, kui ränkitakse ülikoole edasi. Aga ma arvan, et siis lihtsalt peab muutma hariduspoliitikat, eks ole, et peame jälle tulema tagasi sellele mõttele, et ülikoolid on vaja mitte ainult selleks, et nad konkureerivad teiste ülikoolidega terves maailmas, vaid ka sellepärast, et nad ehitavad Soome ühiskonda või Eesti ühiskonda. Et kui nüüd küsida minu käest, mis näiteks Helsingi ülikooli kõige tähtsam innovatsioon, see ei ole mingi tehnoloogiline imevärk, eks ole, see on Soome riik tervikuna, Soome riik ja selle identiteet, see ongi kõige tähtsam tulemus. Ma arvan, et Tartu ülikooli Eesti kohta on täpselt samamoodi. Ülikoolid on vaja ühiskonna ülesehitamiseks, mitte ainult selleks, et omavahel konkureerivad. Jah. Ma võib-olla nagu tooks teise vaatenurga, et mina ei vastandaks neid asju nii väga. Ma ei näeks nagu probleemi ingliskeelses. Pigem peaks me vaatama mitte nagu kas üks või teine, aga nagu seda asja laiemalt, et olen alati väitnud, et mida väiksem on riik või kultuur, kus tuled, seda suurem on keelteoskuse vajadus. Et ma arvan, et ausalt öelda kõige suurema probleemina ma näen pigem hetkel toimuvat sellist sulgumist, nagu mõttemudelite sulgumist, kõiki ütleme nagu läbi maailma Euroopa toimuvad, nagu öeldakse, teatud määral nagu endasse tõmbumise protsesse, millel on nagu väga mitmeid negatiivseid külgi. Ehk mina ütleksin väga lihtsalt, et vaja on mõlemat. Vaja on nii inglise keelt, mis on nagu teatud määral lingua franca mitmes kontekstis, aga siis ei ole küsimus mitte ainult soome keeles, vaid Eesti kontekstis nii soome kui rootsi keele oskus on vältimatu väga mitmeteks asjadeks. Et me peaksime, nagu öeldakse, mitmekeelse keeleoskuse pigem seadma normiks, mitte otsima seda ühte ühiskeelt, et selle tõttu
ma väga ei soostu nagu nägema seda nagu vastandana. Aga kas inglise keelega ei ole ikkagi see probleem, et kui sa justkui võrdsustad kaks erinevat keelt, millest ühte kõneldakse siiski suhteliselt väikses riigis ja teist niivõrd suure hulga inimeste poolt niivõrd suures osas maailmas, niivõrd suure ühise asjaajamise keelena, et see lihtsalt oma massiga lämmatab siis sel juhul ära. Kas siin mitte, Piret, ikkagi see emakeel ei nõua teatud eripositsiooni või erilist kaitset ja kas see kaitse peaks laienema sel juhul ka naaberkeelele või sellele hõimlaskeelele? Mulle üldse tegelikult ei meeldi see, et meil nii soome kui ka eesti keele puhul on pidevalt see retoorika, et me peame kogu aeg kaitsma, et me peame kogu aeg kaevikutes olema. Meil on terve keeleinspektsioon mul on selle rohkem selline tunne, et me peaksime hoopis arendama, et kui noortel inimestel oleks võimalik kasutada, näha rohkem eestikeelset digimaailma, siis see oleks palju ägedam või see kaitseks keelt palju rohkem kui see, kui me lihtsalt kogu aeg kaevikutes võitleme eesti keele või soome keele heaks, et see on nagu üks asi, mida ma tahan öelda. Ja teine asi, mida ma tahan öelda, on kindlasti see, et ma olen seda juba varem ka mikrofoni kuskil mujal öelnud, et tegelikult nende keelte vaenlane, väikeste keelte vaenlane on see keelerääkija ise, et me ju ise tihtipeale teeme neid valikuid, et kas me läheme, et niipea kui me tunneme, et inimesel on väike gigi aktsent juures, et siis me läheme kohe pauh üle mõnele keelele, inglise keelele või vene keelele, mis meile tundub, et selle inimese emakeel on. Ja kolmas asi, mida ma tõesti tahan öelda, rõhutada veel seda, mis Indrek siin hetk tagasi ütles, et mida väiksem rahvas või mida väiksem keel, seda ägedam ja kasulikum on, kui me teaksime või oskaksime rohkemaid keeli. Ma ei räägi siin mitte ainult, tegelikult soome keelel läheb Eestis päris hästi ja saksa keelel ja prantsuse keelel. No läti keele oskajaid Eestis peaaegu võib ühe käe sõrmedel üles lugeda. Kes oskab läti keelt? Soomlane. Et võib-olla hoopis see on olulisem ja mis nagu keeleõpetajana ma ka ütlen, et tegelikult iga järgmise keele õppimine läheb ju lihtsamaks, et ei ole niiviisi, et ma oskan 3 keelt ja siis kui ma hakkan õppima 4. keelt, et siis kogu aeg järgmine keel läheb ikka jälle raskemaks ja raskemaks, et lõpuks tekib mingi asi, mida kutsutakse tihtipeale universaalseks grammatikaks, et kui sa saad aru, kuidas üks keel toimib, siis sul on palju lihtsam mõista, kuidas teine keel toimib. Ja ei ole vähetähtis ka fakt, et inglise keele oskus täna meie tööturul ei anna mingit olulist palgalisa, aga on teatud sektoreid, kus meie möödunud aastane uuring tegelikult näitas, et soome keele oskus teatud sektorites nagu teenindus, toitlustus, masinate remont ja nii edasi annab ligi 400 eurot palgalisa ja seda mitte välismaal või Soomes, vaid seda täiesti Eestis. Et inglise keel jah, täna ei ole suureks abiks. Kohe kui Pekka paneb valmis ennast praegu vastama sellele inglise keele peale tungi küsimusele, aga ma kasutan võimaluse nüüd küsida meil Tallinki keeleõpetaja käest, et kui teil inimesed tulevad tööle, ma vestlesin siin ühe Tallinki laeval töötava ettekandjaga, kes ise oskas väga hästi soome keelt, aga ta tunnistas ausalt, et tegelikult neil mingit kohustust soome keelt oodata või osata ei ole. Kuigi nad tulevad tööle kohta, kus ütleme niimoodi, et soomlastest ja soome keelest on täiesti võimatu mööda minna, et vastupidi, et seal nagu võiks mõelda, et see keeleoskus on kohustuslik. Aga kas neile hakatakse siis kohustuslikus korras õpetama soome keelt? Tere, mina olen Kairi. Õpetan siis Tallinki erinevaid laevu, ka siis kontoris, kuidas vajadus on. Ja ütleme nii, et õpilasi on 2 laadi. Need, kes ütlevad, et neil on seda väga vaja, nad tahavad seda õppida, et saada paremini oma kliendist aru, et jätta positiivsemat muljet, et oleks parem teenindus ja kõik selline. Ja loomulikult teine sektor, kes siis ütlevadki, et tööandja käskis, et ma pean tulema siia õppima seda keelt. No see on ilmselt igal pool, nii koolides ja mujal ka, kellel vanemad käsivad, kellel sõber soovitas ja nii edasi.
aga ütleme nii, et see on selles mõttes kohustuslik, et nad tegelikult peaksid seal kohal käima, aga midagi ei juhtu, kui nad ei käi. Ja ainuke asi võib-olla, kui nad ei käi, on see vahe, et kolleeg oskab siis paremini, see, kes käis, ja kes oskab paremini, väravad lahti. Aga palgast tunda ei anna niimoodi, et see, kes keeleoskust kasvatab, see palka juurde ei saa ja sellel, kes ei räägi, sellel vähemaks ka ei võeta. No selles osas ma jään vastuse võlgu, sest ma ei ole ise seal selle poolega kursis, seda ma ei oska öelda. Küll aga ütlen mina alati ka neile kui õpetaja, et keeleoskus tuleb alati kasuks ja miks mitte osata naaberriigi keelt ja seda enam, kui sa oled igapäevaselt tööalaselt sellega nii tihedalt seotud, on ideaalne võimalus siis kasutada ära. Esiteks ja teiseks, et õpetaja tuleb ise kohale. Nendel ei ole muud midagi, kui laskuda siis korrus allapoole või ülespoole ja tulla kohale. Aitäh. Nii, Pekka, milline on sinu retsept inglise keelega toime tuleks? Ma nüüd siis ei kasuta seda väljendit, et kaitseks mustade jõudude vastu või inglise keele vastu, et küsime siis, et inglise keele pealetungiga toimetulekuks. No esimeseks keele kasutamine on nagu kontekstiga seotud ja sõltub selles, et mis see nagu tähenduspõhjus, eesmärk keele kasutamises on ja mul ei ole midagi inglise keelt vastu. On üle 20 aastat tööl inglise keelt iga päeva kasutanud ja see on tavaline asja ja väga tähtis ja väga kasulik. Eesti keelega saa hakkama ka ja paar muud keelt olen proovinud õppida, aga minu emakeel on ainult soome keel, mis ma voin öelda, et seda ma tõsiselt tõepoolest oskan sügevalt ja nagu piisavalt. Aga inglise keel on väga palju mind aidanud. Et jah, konteksti side on väga tähtis. Teine on ka see, et inglise keel aitab mitmes olukorras, aga veel Euroopas uuringud näitavad, et umbes 60% inimestest tahavad lugeda toodekirjeldused, tähtsad asjad nende emakeeles. Ehk et see kohandamine, lokaliseerimine on veel väga tähtis ja võtab mitu aastat aega, et see läheb nagu mööda. Et jah, peab mõtlema ja mäletama, et kes kasutab, mis kasutab ja mis olukorras. Sinu firma vastutab paljude toodete eest, mille sisu on tegelikult väga seotud keelega just nimelt ja mitte inglise keelega. Inglise keelt kasutatakse teil põhimõtteliselt, võib öelda niimoodi, et inglise keelt kasutatakse teil tööl selleks, et teha eestikeelseid tooteid. No ja inglise keel on meile väga tähtis, et me tõlgime inglise keelest eesti, läti, leedu ja teiste keelde. Ja no vastupidi ka, aga suur hulk tuleb nagu inglise keeles ja me kohandame need tooted ja asjad kohaliku keelde ja kohaliku kultuuri moodi. Ehk et see lokaliseerimine on veel nagu, see on nagu suurem asja kui ainult keel. See on see mõtteviis ja kuidas me nagu asjast aru saame. Jan. Tahtsin veel natuke rääkida sellest, et keele õpetamine, keele õppimine on ka kultuuriline orienteerumine. Et siis kui nüüd rääkime sellest, et just inglise keel on see keel, mis nagu muudab kõige ja ohustab meie keeli ja nii edasi, siis on meil ikka mingi kontekstuaalne arusaam sellest, mis keeli maailmas räägitakse. Inglise keel ta on emakeelsete rääkijate arvult maailma 3. keel, eks ole. Näiteks hispaania keel on rohkem rääkijaid kui inglise keelel. Ja näiteks hiina keel on neid üle 2 korda rohkem, eks ole. Siis ei ole kaua sellest, kui Eestis peamine võõrkeel oli vene keel, eks ole. Ja terve kultuuriline orienteerumine toimus teises suunas. Vene keele kaudu sai orienteeruda siis terve sellesse, maailma nurka, mis ulatub kuni Ukrainast, Kasahstani ja Kirgiisia ja nii edasi. Aga praegu võib-olla keegi ei tahagi sinna enam orienteeruda. Ma ei tea, miks. Võiks orienteeruda küll. Ma arvan, et põhimõtteliselt keele õpetamist peaks planeerida ka niimoodi, et kultuuriline orienteerumine ei ole liiga üksildane. Meil peaks olema koole,
kus õpetatakse laias mahus vene keelt, hiina keelt, hispaania keelt ja nii edasi. Ja kuigi inglise keel on rahvusvahelistes suhetes teatud kindel roll ja ilma inglise keelt paljudes kontekstides läbi ei saa, siis ikka ma arvan, et ikka väikeriigile on suur edu, et õpitakse mitte ainult inglise keelt, vaid ka teisi keeli ja sealhulgas jälle sealhulgas kontekstuaalse keele õpetamise, kontekstuaalse keele planeeringu valdkonnas. Seal on oma kohta ka eesti keele oskusele Soomes ja soome keele oskusele Eestis. Siis ma arvan, et seda kõige peab tegema just sellise täitsa teadliku haridusplaneeringuga. Teeme soome-eesti kooli, eks ole, selles koolis õpetatakse laias mahus eesti keelt ja kultuuri, eks ole, see on vajalik 2 pealinna lõimumiseks. Teeme Soome-Hiina kooli. See on vaja selleks, et edendada majandus- ja kultuurisuhteid Hiinaga, mis on suur riik ja igal juhul väga tähtis, vaatamata selle, mis me nüüd siis arvame mingi Beijingi poliitikast. Ja sama ka vene keelega muidugi, eks ole. Ma ei tea, miks eestlased, ma saan suurepäraselt aru sellest, miks eestlased Nõukaliidust ära tahtsid, miks need oma riigi uuesti lõid. Aga ma ei saa aru sellest, miks nad niivõrd lihtsalt on üle läinud sellest vene keele domineeritud valdkonnast inglise keele domineeritud valdkonnale. Oleks võinud sellest idapoolsest orientatsioonist midagi säilitada ka. No ma arvan, et siin on tegemist sellise psühholoogilise vastureaktsiooniga pikale nõukogude ajale. Aga mõeldes keeleõppe peale, siis Soomes jõustus nüüd sellest õppeaastast, mis algas eile väga paljudes koolides. Jah, tõesti, Soomes ei alga koolid 1. septembril. Jõustus uus lähenemine. Esimest võõrkeelt hakatakse õpetama 1. klassist kõikides koolides. Kuidas see Eesti kontekstis kostab? Kas selline asi oleks, Piret, tehtav meil? No tegelikult me selles suunas täna ka liigume, et keel on alati selline hästi arutelusid tekitav asi ja eks meie põhiliseks probleemiks on see, et inimestel on tunne, et kui hakata õppima ühte võõrkeelt 1. klassist, siis tundub, et see on millegi arvelt, et kõik erinevate ainete õpetajad hakkavad sõna võtma teemale, et kas siis matemaatikat jääb vähemaks või emakeelt jääb vähemaks ja meie õpilased on niigi ülekoormatud ja nii edasi. No mina ise olen käinud muidugi sellist ketserlikku plaani mitmeid kordi välja, et miks me tegelikult tahaksime kangesti lahutada neid keeli ära ja ütelda, et kui me emakeelt õpetame, siis me mingil juhul ei tohi õpetada samal ajal ka võib-olla natukene soome keelt sinna juurde või kui me õpetame inglise keelt, miks me ei võiks inglise keelega koos õpetada natukene ka prantsuse keelt ja saksa keelt, et inimene ei peaks täiskasvanuna avastama mingeid selliseid asju, et mother ja mutter ja bruder ja brother on tegelikult üks ja sama sõna, et miks need asjad peavad sellised tohutud üllatused olema. Aga ma tahan veel kindlasti ütelda seda, et tegelikult me kõik saame, ma tuleks veel korraks sinu selle eelmise küsimuse juurde tagasi, kui sa küsisid, et mida saaks teha, et neid keeli õpetada, et siis ma toon kohe konkreetse näite, et kuna 2019. aasta on Eestis kuulutatud eesti keele aastaks, siis septembrikuus me teeme sellise aktsiooni, mille nimi on ülemaailmne eesti keele õppenädal ja Eesti Instituudi ja Integratsiooni Sihtasutusega koostöös me püüamegi üle maailma õpetada eesti keelt, et me kutsume kõiki inimesi üles, kes eesti keelt oskavad ja kes on kus iganes, et nad õpetaksid, otsiksid, leiaksid ühe inimese ja õpetaksid talle 3 või 5 või 9 eestikeelset sõna, et tegelikult me saame oma keeli küll propageerida, et üks on kindlasti mingisugune selline kampaania vormis asi, aga ma
pean tõesti sügavalt lugu ka kõikidest õpetajatest, kes keeli õpetavad ja ütlen ka seda, et minu meelest tihtipeale on õpetaja see võtmeisik, et kui ma õpetajana saan selle õpilase kätte ja suudan talle öelda, et no ei ole midagi ägedamat kui soome keel või ei ole midagi huvitavamat kui täisminevik, et kui ma ise suudan nagu silm särades seda õpilastele öelda, siis no uskuge mind, nad õpivad küll ükskõik mis keel see ka parasjagu ei ole. Ma arvan, et selle festivali katusteema tegelikult on lihttulevik. Aga ma kohe saab Indrek sõna, ma küsiks veel haridusspetsialistilt üle, et mida uuringud näitavad? Kas lapsed on võimelised 7-aastaselt õppima üht või isegi hulka võõrkeeli? Tähendab, uuringud ei toeta ega ei lükka ümber ohtu poolkeelsusele, et oleneb täpselt sellest, mida ja keda ma uurin, et on uuringuid, mis näitavad, et mitme keele õppimine on keeruline ja raske, aga põhiosa uuringutest täna siiski ütleb seda, et jah, seal on selline periood, kus mitmekeelsetel lastel mingil ajal on üks keel kehvem või keeled ei arene nii kiiresti, aga lõpptulemusena ei tee mitme keele õppimine ei tee inimesi poolkeelseteks, et ma tuliselt kahetsen, et minu lapsed on kõik juba väga vanad inimesed ja minul ei ole õnnestunud õpetada neid kakskeelseteks ega ei ole, ma ei ole saanud seda teha, aga täna ma küll vaatan oma lapselapsi ja ei suuda ära imestada, et kuidas selline 5-aastane laps, kes on aasta otsa elanud Rootsis, ludistab seda rootsi keelt, nii et see on uskumatu, milleks lapsed võimelised on. Nii et laps on nagu käsn, et ta imeb kõik enda sisse ja õpib kõik ära, nii et ma usun sellesse tõesti. Indrek? Ma kuulan seda diskussiooni ja ma tõenäoliselt ütlen nüüd midagi, mis teeb mind väga ebapopulaarseks nii keeleteadlaste kui õpetajate. No sa oled seda pikka aega teinud ühiskonnas juba. Et ma arvan, et me oleme paljud nagu samal meelel, et me peaksime otsima sisukamat Soome-Eesti koostöö tulevikku, keele tulevikku, kõike muud. Aga probleem, mida ma näen, on tihti see, et me kaevame liiga palju, mida ma kutsun fenno-uurika, lingvistika ja folkloristika kaevikutesse. Eesti-Soome koostöö tuleb nagu kontekstuaalselt tuua tänapäeva noorsoo nagu maailma ja see põhjused tuleb leida mujalt kui nendest kolmest, et sügava respektiga kogu selles suunas, aga me peame selle tooma nagu tänapäeva, nagu vastame tagasi selle su esimesele küsimusele, et motivatsioon milleks. Et kui me ei suuda sellele nagu vastata viisil, mida noored mõistavad, siis kõik need tööriistad, mida me võime kasutada, on tegelikult nagu tarbetud. Okei, kritiseerida on lihtne, aga püüa vastata siis milleks? Kuidas sa müüd tänapäeva noortele või lastele maha selle ütleme, naaberkeele oskuse vajaduse Eestis Soome ja Soomes Eesti? Ma arvan, et küsimus on väga lihtne nagu konkreetsete töötavate lihtsate näidetega. Et ma laiendaksin seda, nagu öeldakse, nagu paletti mitte ainult nagu keelest, vaid tegelikult nagu sellest, et mõista teineteise tegevust. Et võib-olla nagu Eesti-Soome kool lapsevanemana, kelle lapsed on kakskeelesed, nii ma näen, et küsimus ei ole ainult siin nagu keeles, vaid küsimus on rohkem kui keeles, see on väga nagu koolisüsteemi erinevuses. Aga lihtsalt see, et enne seda ühise kooli tegemist, et kas või see teadlikkus teineteise olemasolevust, näiteks igasugused lühiajalised visiidid, muud, mis töötavad. Arvan, et meil on palju lihtsaid tööriistu, mis põhimõtteliselt annaks nagu võimaluse nagu normal põlvkonnal natukene tunda ja näha ja elada seda reaalset elu, tähendab saada aru nendest nagu öeldakse kiksidest ja muudest, mis teistes ühiskondades on. Aga jah, nagu öeldakse, et mina seaks prioriteediks naaberriigi noorsoo elu ja probleemide ja rõõmude tundmise. Et põhimõtteliselt saad sa Soomest peika endale, kui sa keelt oskad paremini kui ilma selleta? Ma ei ütleks seda nii, aga see tuleb tagasi kas või ütleme Eesti, me räägime praegu digiriigist. Et vastupidi, mida arvatakse, meil on digiriigiga seoses palju probleeme. Digiriigi tootlikkus ei ole sugugi nii hea, nagu me tahame seda väita.
kui me vaatame Eesti IT-sektori probleeme, siis paljuski see on selles, et me ei suuda mõista teise osapoole ehk potentsiaalse kliendi nagu vajadusi. Et noh, meil ei ole vaja joosta peaga vastu seina, et lihtsalt nagu sa pead rääkima kliendi keelt. Tähendab selles mõttes, et kui me vaatame, ütleme, meditsiinisektori huvi soome keele vastu, siis tegelikult me peaksime nagu kõikide lähiriikide nagu turgude mõistmist parandama. Ja või tulla tagasi kooli juurde, et mina ütleks, et näiteks kas või see, et mingil moel toetada selliseid lühiajalisi, näiteks nädalasi nagu koolivahetuse programmi, et näiteks mingi osa klassist käiks nagu teise maas. Ma pean seda tunduvalt realistlikumaks, kui ütleme mingid fundamentaalseid uusi kooli. Võib-olla oleks õpetajaid lihtsam vahetada, et selles mõttes, et tuleks teisest riigist õpetaja, et ühe inimese siirdamine lihtsalt käib nagu käbedamalt kui terve klassi. Ma igaks juhuks küsin veel nagu päriselt lastega töötava õpetaja käest, Viktoria, et kui te vaatate nüüd neile lastele otsa, kellele te soome keelt õpetate ja kelle eest vanemad on selle otsuse teinud, et seal 5. klassis ikkagi nemad ise väga ei otsusta, võib-olla kodudes räägitakse natukene, siis kuidas nende motivatsiooniga lugu on ja kui lihtsalt nendele Eesti lastele siis soome keele õppimine sujub? Nii, Viktoria Algeseeva ja siis soome keele õpetaja ja soome keele õpetajate seltsi juhatuse liige, et mina olen õpetanud gümnaasiumis, et mitte nagu väikseid lapsi. Okay. Ja neil oli see gümnaasiumis näiteks ja Lasnamäe gümnaasiumis oli valikaine, kas saksa või soome keel. Ja kui ma alustasin näiteks gümnaasiumis täiesti nullist, neil ei olnud soome keelt seal. Ja siis direktor läks kaasa ja esialgu oli 11 inimest ja siis järgmine aasta oli juurde tulnud ja praegu hetke seisuga ikka igas klassis on ja pooled õpivad siis saksa keelt ja pooled soome keelt. Ja siis esialgu vanemad on soovitanud ja siis teised õpilased, et väga lahe, väga huvitav, käisime Soomes reisil ja sõpruskool on ka olemas siin Joen Lugio ja siis Soome instituut on toetanud ja üritused ja nii edasi. Aga see võimalus on ka, et tegelikult, olgeme ausad, täiesti ratsionaalselt soome keel on eestlase jaoks enam üks kõige lihtsamaid õpitavaid keeli, et tuleb vähem pingutada kui... Ja see ka oli ja lihtsam lihtsalt, jah. Selge. Meil oli seal tagareas küsimus, et võite ise valida, et kas annate üle selle täringu või viskate? Ma lihtsalt mõtlesin, et mina olen Rahel, ma olen Soome instituudist. Ma mõtlesin, et meil on siia noori kogunenud tagaritta, et äkki küsiks nende käest ka just... Aga palun, et küsime. Kas nad tahaksid, nõustuvad või vaidlevad vastu sellele, mis nad kuulnud on? Aitäh. Tervist. Minä olen noor. Kuigi Rain, kui sa ütlesid 21 on vana ja siis ma olen 24, ma olen veel vanem juba. Need on, ütleme, et 11 aastase jaoks oled sa pensionär juba. Just. Mina olen siis Roger, ma juhin sellist ägedat organisatsiooni nagu Eesti Noorteühenduste Liit. Ehk siis ma ei saa rääkida noorte eest Eestis, aga 27 000 noort meie võrgustikus on, nii et natukene me enam-vähem teame, mida noored arvavad. Kõike ma jõuan nüüd katta, muidu võib-olla poole tunni pärast ma alles lõpetaksin. Aga need mõtted tegelikult on siin olnud kõik üpris asjalikud. Kui me vaatame noori, siis noor saab oma informatsiooni kätte kus kohast, oma telefonist, Google'ist või YouTube'ist, eks ole. Ja selle põhjal tõepoolest meil ei olegi seda soome keele õppimise oskuse vajadust, sellepärast, et me omandame oma informatsiooni inglise keelest. Inglise keel tuleb meil ka telekast, et kui teistel eagruppidel tuli see telekast, tuli soome keel, siis minul näiteks noorena tuli see samamoodi telekast, aga inglise keel ja ma arvan, et tänapäeva noortel ka ikkagi multikad on need, mis õpetavad. Ja kui me mõtleme nüüd tuleviku vajadust, siis kellel on vajadus soome keele järgi on nendel, kes ilmselt näiteks tahavad oma äri laiendada Eestis Soome. Võtame mingid erinevad startupid, mis meil Eestist on liikumas, eks ole, sinna. Ja samamoodi nagu välja toodud tõepoolest teenindus ja toitlustus, eks ole. Ma olen ise ka teeninduses töötanud linnas, kus vahepeal tundub, et soomlasi on rohkem kui eestlasi, ehk siis Haapsalu. Ja olen seal teeninduses töötanud ja tõepoolest seal on vaja seda. Aga üldiselt me saame tänapäeva noortena inglise keeles kõigest aru või sellega hakkama. Pigem on küsimus siin, mis ei lähe selle teemaga kokku, on see, et
miks me vene keelt ei oska. See, mis sina välja tõid, on väga õige, või tähendab, mis sina ei toonud välja, vaid siin panelistid tõid ennem välja, et miks me oleme nagu vene keelest nii eemale liikunud. Et see on pigem isegi suurem vajadus, ma näen praegu noortel, sest seda oskavad veel vähe. Et soome keelest on tõesti see, et nagu siin välja toodi, et üks räägib soome keelt, teine räägib eesti keelt, natuke saame ikka aru teineteisest, eks ole. Ja lõpuks võtad käed jalad appi. Ehk siis ma ei taha olla see kriitik, kes ütleb, et ükski noor ei õpi elu sees soome keelt, aga kui siin toodi välja meetodid, kuidas seda peaks noorteni suunama, siis neid ei ole. Sest sa ei suuda ratsionaalselt noorele selgeks teha. Peika saab Tinderist, ei ole vaja selle jaoks soome keelt ja kõik muud lahendused saab inglise keeles. Pigem on jah, tehnoloogia küsimus. On see, et meil on vaja arendada eesti keelt, et ma ei peaks ütlema telefonile hello Google, aga ma ütleksin tere Google ja mul telefon läheb ise lahti ja soomlastel samamoodi. Sellest on vaja panustada. Ja noorte seisukohast lõppkokkuvõttes ma arvan, et lahendus oleks võib-olla tõesti see, et rohkematesse koolidesse oleks vaja valikainet soome keelena, sest minu 12 klassi kuskilt ei näidanud sellist võimaluski sellist asja saada. Meil on hea võimalus publiku hulgas on endine Soome suursaadik Kirsti Narinen, kes ise räägib suurepärast eesti keelt. Ma annaks Kirstile sõna, sest me oleme omavahel mõlgutanud sellist mõtet, et kui Skandinaavia keelte rääkijad saavad omavahel räägitud niimoodi täpselt nagu sa kirjeldasid, Roger, et üks räägib ühte keelt, teine räägib teist keelt, et kas on võimalik, et Eesti ja Soome laste, noorte, miks mitte täiskasvanute vahel sünnib samasugune suhe? No, tere, aitäh, see oli nüüd pisut üllatav ja ei saanud mitte tulla. Mis ma ütlen? Tegelikult jah, minu meelest see peaks olema nii, aga see, ja see on täiesti võimalik teha, siis näiteks mina räägin rootsi keelt, norra keelega saan hakkama, aga ma ei päriselt ei räägi norra keelt üldse. Ja ma saan sellest 80% aru, aga me saame küll omavahel suhelda. Mis tähendab seda, et kui me räägime keele õpetamisest, me räägime sellest, et sa räägid selles keeles ja täiuslikult ja vigadeta ja õpetaja on rahul, kui kõik on grammatika järgi õige. Aga sellest ei olegi, meie ei räägi ju sellest, me räägime teineteise mõistmisest ja arusaamisest ja sellest, et ma saan suhelda põhiasjad läbi. Mitte mingit tunnekeeleks ta ei arene niikuinii, aga see nõuaks seda, et oleks platvorme. Et oleks võimalus seda kuulda, oleks võimalus seda rääkida ja muidugi oleks üks võimalus see, et eestlased rohkem rääkiksid eesti keeles soomlastega. Kui me oleme väiksed keeled, oleme nii viisakad, et läheme kohe selle kuulaja keele peale liiga kergelt. Ja lõppkokkuvõte on see, et kui sa seda keelt päriselt ei räägi, nii siis keegi ei saa aru. Kui see keel on niivõrd vigane, see teine keel, mida sa arvad, et sa räägid. Aga mis see platvorm võiks olla? Telekas muidugi ikka veel on, raadio. No selle kohta muidugi öeldakse, ma ei taha ERR-i ajakirjanikuna ja otsapidi ka Soome üle ajakirjanikuna öelda, aga et seda ikkagi vaatavad järjest vanemad inimesed ja järjest vähem. No ja absoluutselt ja see ongi nii, et millest me alustame, et siis noored muidugi, nii nagu öeldud siin, noored kasutavad inglise keelt, see on nagu nii selge. Mul on siin ka tuttavad, kes on sõpruspaarid. Eestlane ja soomlane räägivad inglise keeles omavahel, et isegi nemad ei viitsi seda keelt teineteisele õpetada, nii see nüüd on küll kahju, aga kui meie ise oma väikeste keelte eest ei hoolitse, kes seda teeb? Janne. Et võiks kommenteerida veel natuke seda keele õpetamise valdkonda, et siin räägitakse sellest, et inglise keele õpivad kõik niikuinii ära. Ja nii ongi. Aga küsimus kõlab siis, et miks meil koolides väga tihti ainus võõrkeel, mis seal õpetatakse, ongi inglise keel. See keel, mida kõik õpivad niikuinii. Vabandust, ma segan korra vahele ja ütlen publikule, kes võib-olla ei ole kuulnud, et see sama minu poolt mainitud seadusemuudatus, mis põhimõtteliselt annab võimaluse õpetada ühte võõrdkeelt esimesest klassist peale, see ei suuna nagu ei käsi õpetada ühte konkreetset võõrkeelt, küll aga on erinevate linnade haridusametid siiski sinna juurde lisanud, et kui vähegi võimalik, ärge võtke inglise keelt selleks esimeseks keeleks, just nimelt sellepärast, et lapsed suplevad silmini selles inglise keeles nagunii, et kui võimalik, valigi selleks esimesest klassist alustatavaks võõrkeeleks mingi muu keel. Ja ma ütleks just seda, et natuke võib olla ka sellist teadlikud
keeleplaneeringu. Siin räägitakse kogu aeg väga nagu pragmaatiliselt, räägitakse sellest, eks ole, et peab motiveerida noori inimesi midagi tegema. Aga vaat, mis kool on. Seal õpitakse palju asju, seal õpetatakse spordi ja matemaatikat ja ma ei tea, mis veel, ujumist ja keemiat, bioloogiat, ega keegi ei hakka seal motiveerima, et miks seda asja siin just õpetatakse, et ikka nagu väljutakse sellest, et see on kool, eks ole, koolis õpetatakse igasuguseid teadmisi ja et matemaatika kuulub nende teadmiste hulka, et seal nagu keegi ei hakka seal nagu eraldi motiveerima, et miks peaksid just sina nimelt matemaatikat oskama. Et ma arvan, et nii ongi ka keelega, eks ole, et võiksime rahulikult pakkuda teatud hulga lastele näiteks Eesti koolides soome keelt laias mahus, eks ole, et oleks soome-eesti kool, näiteks selles koolis õpetatakse suuremas mahus soome keelt ja Soomes vastupidi, selles koolis õpetatakse suuremas mahus eesti keelt. Kui sina sellesse koolisse tuled, siis õpid selle keele ära. Ja siis ma arvan, et inglise keele õpetamise suhtes peaks mõtlema natuke teistmoodi, et inglise keelde peaks suhtuma natuke nagu praegu suhtutakse sellistesse asjadesse, mis inimesed niikuinii õpivad kuidagi. Et inimesed õpivad niikuinii maksma makseid ja vahetama autorehvid ja tegema sellised asjad, kuigi neid ei õpetata koolis. Aga inimesed niikuinii õpivad sellist asjad ära. Ja ma arvan, et inglise keel ongi selline asi, et ikka õpetust on vaja, aga inglise keele õpetamisse peaks suhtuma natuke teistmoodi kui teiste keelte õpetamisesse ja sellepärast oleks väga vajalik, et ühiskond mõjutab seda asja seal, kus ta võib seda mõjutada. See tähendab koolis ja just algklassides ja ka miks mitte ka lasteaias, sest ma arvan, et põhimõtteliselt selle põhitaseme keeleoskus on väga hea õppida just nimelt lasteaias keelekümblusmetoodikaga või algklassidel keelekümblusmetoodikaga. See on suurepärane põhjus ja selle põhjal võib jälle arendada edasi seda keeleoskust, kui on tahtmist. Nii et samamoodi nagu on koolides tekkinud selliseid nutiseadmete vabu klasse, kus nutiseadmeid ei võeta kaasa, et võibki olla koole, kus näiteks inglise keelel ei ole kohta esimese 6 klassi ei tähendab, inglise keelel ikka jooksul on koht, seal peab õpetama, aga siis teeme suurema mahu teistele keeltele väljudes sellest põhimõttest, et praegune ühiskond on selline, et inglise keele õppivad lapsed niikuinii. Inglise keele õppivad lapsed niikuinii selgeks. Meil on tehnoloogia arenenud viimase 20... üks küsimus on seal nurgas. Selge pilt. Ja tuleme korraks nagu sellise teema juurde, mida me täna ei ole väga puudutanud, välja arvatud mööda minnes pisut nende keelerakenduste seisukohalt ja noorte esindaja märkis, et ta tahaks hea meelega öelda oma telefonile tere Google puhtas eesti keeles, aga tehnoloogia ei ole ainult need nutiseadmed ja ei ole isegi ainult see keel, milles räägitakse. Ma olin maikuus Tartus ühel arutelul, kus ajakirja Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho viskas õhku huvitava mõtte. Ja tema ei olnud üldse pessimistlik väikekeelte tuleviku suhtes. Tema väide oli see, et kui masintõlge areneb piisavalt kaugele, et tõlkida keeli kogu oma väljendusrikkuses, siis iseenesest just nimelt inglise keele või selliste suurte ühiste kasutuskeelte vajadus väheneb. Inimene võib vabalt osatagi ainult enda emakeelt ja see masin, olgu ta siis, ma ei tea, kas nutitelefon või tahvel või mingi raam, mida tulevikus hoitakse 2 inimese vahel, sa räägid ühes keeles sisse, teisest otsast tuleb välja mingi hoopis teine keel. Kuidas see mõte kõlab? Noh, see kostab nagu utoopia praegu, aga Pekka, kas ta on
väga utoopia enam? Kindlasti mitte utoopia, see võib-olla, et see veel tööta hästi praegu, aga need tehnoloogiad on juba olemas ja kyse on sellest, et kuidas me saame ne koos hästi töötama. Aga ma tahtsin nagu alustada sellest, et see keeletehnoloogia, see on kindlasti suur võimalus väikeste keele jaoks, see on ka väike oht, sõltub sellest, et kuidas me neid arendame, et eriti väikeste keele jaoks on väga tähtis, et meil on nagu kõrge tasemelised hea kvaliteediga abivahendid. Kui meil ei neid ole, keegi ei kasuta neid ja me peame kasutama inglise keelt. Ehk et me, nagu siin varem öelda, et me peame hoolitsema iseenda selle eest, et me teeme sellised lahendused ja rakendused, et nad töötavad. Ja võib olla hea, et me ei jätä sitä kõik nagu Google'i tööks, et me teeme natuke siin siis omad tööd ka läbi. Ja oht on selles mõttes, et kui me ei seda tee, niin siis see nagu langetab sitä väikeste keelte osa ja väärtust. Aga siis kindlasti see, kui meil on head lahendused, niin see aitab sitä, et kõik meist ei oska inglise keelt nii hästi, et me saaksime nagu sitä kasutada, aga kui me saame oma emakeelt kasutada, niin see annab võimaluse iga ühele nagu suhelda kelle iganes ka ja mis keeles ka, et ma arvan, et see on arvamus, minu oletus, et võib-olla 5 aasta pärast võiksime korraldada selle paneelvestluse nii, et meil on siin soomlane, kes ei räägi üldse eesti keelt ja vastupidi. Ja siis meil on siin seade, mis tõlgib meile selle vestluse väga kenasti ära. Ma tahtsingi küsida, väga hea, sa lugesid mu mõtteid, ilmselt sul on mingi seade, mis suudab ka seda, et mis see ajaraam on või et mis aja peale võib siis nagu tehnoloogiliselt juba olla võimalik see praegu utoopilisena tundub mõte? No see oli täiesti minu oletus, et see võiks olla 5 aastat, see võib olla 3 aastat, võiks olla 10 aastat. Aga siis kõik need tehnoloogiad on olemas, aga siis on veel see probleem, et kuidas me paneme ne kokku ja saame ne hästi töötama, et on olemas selliseid prototüüpi, mis juba on kasutusel ja töötavad, aga nad tavaliselt töötavad inglise keele kaudu. Ja see ongi see, et me peame nagu väga palju panustama väikeste keele jaoks, et meil oleks sama sarnased hea kvaliteediga lahendused olemas. Et enne kui me selle vilju saame nautima hakata, tuleb veel tööd teha selle nimel. Kindlasti, aga see hea asja siin on see, et iga aasta see läheb nagu paremaks ja see areneb kiiresti. Et see, mis ma olen näinud viimase 3 aasta jooksul, niin kindlasti see areng on ollut niin kiire, et võib-olla, et nagu viimase 20 aasta jooksul niin kiireet arengut ei ole nähtud, mis viimaste aasta jooksul. Indrek. Võiks alustada sellest, et tehisintellekt on nagu sügis, et meeldib või ei meeldi, see tuleb. See on nagu fakt ja masintõlge seal hulgas. Ma arvan, et mis tasub nagu meeles pidada on siiski see, et kogu tehisintellekti teemas on üks väga fundamentaalne probleem, mis ei ole tänase diskussiooni põhjaga, eriti väiksed keeled peavad seda meeles hoidma. See on tegelikult tehisintellekti demokraatia. Et kes kontrollib seda logaritmi lõppkohtades, siis kuidas seda tõlgitakse. Et see võib tunduda marginaalne küsimus, aga see on tegelikult väga suur küsimus, mis tasub nagu arvesse võtta, et ühel hetkel, kui me jääme, nagu öeldakse, lootma, et meil oleks siis, nagu öeldakse, regulatsioon, me selgelt täna näeme, et regulatsioon tehisintellekti valdkonnas tuleb nagu tunduvalt tehnoloogia arengu järel, et ühel hetkel me oleme sõltuvuses nagu teatud algoritmidest, kelle omandus ja kelle kontroll on võib-olla nagu väljaspool meie nagu ettekujutust, et nagu öeldakse, olles nagu tehnoloogia friik ja ma näen tehnoloogia arengut, nagu öeldakse, ühelt poolt nagu ääretult positiivsena, teiselt poolt nagu sügis, mis tugeb igal juhul, aga ma olen natukene, nagu öeldakse, mures mõningate just, mida ma kutsun näiteks tehisintellekti demokraatia aspekti üles. Ma arvan, et paljud nendest asjadest, mis seotud tehisintellekti tõlgetega on seotud ka praeguste tõlgetega, eks ole, et on teatud asju, mis saab tõlkida, teisi asju, mis on väga raske tõlkida ja ma arvan, et
niikaua kui räägime erinevaid keeli, siis jääb ikka asju, mida on väga raske tõlkida. Miks näiteks Soomes on väga populaarne Eesti kirjanik Jaan Kaplinski? Ta on populaarne ka paljudes teistes riikides. Aga Eestis, ma arvan, võib-olla kõige populaarsemad kirjanikud on hoopis teised. Eestis on populaarne Tammsaare või Luts või ma ei tea, mingi... Oli kunagi, Hargla on populaarne tänapäeval. Mida ma nägin jälle Soome raamatupoes, ütleme, et üsna peatselt pärast selle ilmumist juba odavmüügis. Aga miks siis ei saa Tammsaare kunagi populaarseks Soomes? Sellepärast, et aru saada Tammsaarest peab olema väga sügavad teadmised Eesti kultuurist ja ajaloost ja kui sul ei ole neid, siis sa ei saa sellest nautida, sa ei saa sellest üldse aru. Ja samamoodi on ka mingi Soome kirjanikuga Eesti kontekstis, et üht saab tõlkida, teist ei saa eriti hästi, sest vajatakse kontekstuaalseid teadmisi. Ja siis ma arvan, et kui saame sõltuvateks tehisintellekti tõlgetest, siis tulemuseks on ka keeltevahelise kommunikatsiooni lõimumine, et räägime teatud asjadest alati nagu teatud mudelite järgi. Seda tehakse ka praegu näiteks Europarlamendis, seal on umbes 500 keelpaari, mida võib tõlgida keelest teisse, eks ole, Eesti, Poola, Eesti, Slovaki, Sloveenia, Malta ja nii edasi, aga siis lõpuks seal räägitakse sellist mingist tehiskeelt, eks ole, mis ei saagi kasutada eesti keele kõigi omadusi, just nimelt sellepärast, et see, mis sa eesti keeles ütled, tõlgitakse kohe paljudele teistele keeltele ja sa pead juba kui sa hakkad rääkima, sa pead olema teadlik sellest, et mõte, mis sa väljendad, peab olema tõlgitav mõte. See ei saa olla liiga palju teatud keele struktuuri ja sõnavaraga seotud mõte. No mis tegelikult annab ju lootust just nimelt soome ja eesti keeltele, sellepärast et me ei ole päris sama rahvas ja me ei ole päris võib-olla, ongi, et Tammsaarest ei saada Soomes aru ja kindlasti on ka soome kirjanike ja luuletajaid, keda Eestis päris hästi ei mõisteta, aga sellest hoolimata, no ütleme, et kui kahel rahval üldse on võimalus nagu vastastikku mõistetud saada, siis on need soomlased ja eestlased. Piretil on mikrofon. Jah, mina tahaksin, ma ei ole just päris tehnofoob, aga ikkagi ma tahaksin öelda seda, et mul on tihtipeale see tunne, et tehnoloogia, mis peaks lahendama probleeme, enamasti tekitab neid. Et olgu see siis digidemokraatia või seadusandlus või mis iganes. Ja ma tõesti loodan, et mina ega minu lapsed ei näe seda aega, kui enam näiteks eesti keeles ei luuletata või ei tehta teatrit või ei laulda või ei avaldata armastust, et ma küll ei tahaks, et mingi kiip minu peas selle asja paneks mingisse muusse keelde, et ei taha seda näha, ausõna. Aga kui sa tahad, et su pärslasest armastatu sellest võimalikult täpselt aru saab, siis on kiip võib-olla ikkagi teretulnud. Ma ikka tahaks, et õpiks ära eesti keele. Nii, ma korraks vaatan ringi. 2 kätt, seal oli härrasmehel tegelikult varem juba käsi püsti, nii et ma palun selle... on peamine küsimus ja ma lasen kõigil vastata ja siis kommenteerin ise ka lõpuks. Te teate õiget vastust juba? Selge. Nii, et kui 20. aastatel veel ei räägitud soome keelt, siis korraga hüppeliselt soome keele oskus paranes 30. 40. aastatel. Selge. Nii, keegi teab vastust? Publiku hulgas. No nii. Hannu Järvenpää on... Jah, seda vist võiks võib-olla isegi õigeks lugeda. Tegelikult sellega 34. aastal toimus Eestis riigipööre, mida tegi Konstantin Päts ja Johan Laidonen. Ja pärast seda hakkas Eesti rahvas, kui siin toimus vaikiv ajastu, ajakirjandus suleti, hakkasid tegelema soomekeelse raadio kuulamisega
et saada siin Eestis, kuna Soome raadio levis siia Eestisse, siis oli võimalik otse kuulata Soome uudiseid, ühesõnaga kõike seda, mida räägiti Soomes. No ütleme 39. aastal hakati kuulama rohkem saksa raadio, aga see oli sünkroonis võrdne. Nii et see vastus jah, ühesõnaga eestlasel on seotud ühesõnaga Soomega tänu sellele, et Soomes 34-40 oli vaba meedia, mida Eestis 34-40 ei olnud ühesõnaga ja tänu sellele paranes ka soome keele oskus eestlase suhtes. Et need mehed, kes läksid 39. aastal Soome sõtta, valdavalt olid selle soome keele selgeks õppinud ühesõnaga Soome raadio kaudu siit. Hilisemalt küll jah, ütleme jätkusõja omad juba Soome poisid õppisid siis ühesõnaga seal Soomes sõjakoolis nii-öelda, kus nad käisid, see on ajalooline tähtsus minu poolt, aitäh. Aitäh, nii et ikkagi reaalne vajadus jällegi aitas ja tõukas takka. Me vist nii palju halba ei soovi Soome ühiskonnale ja nii optimistlikud ka ei ole, et Soomes kaoks ära vaba ajakirjandus ja soomlased hakkaksid kõik Eesti ajakirjandust jälgima selleks, et eesti keelt õppida. Kus see täring meil nüüd on, et palun andke sinna tagaritta. Jah, soovisite küsida? Ja ei, ma pigem natukene selgitan. Palun. Tegeliku elu taustal. Mina olen ise rahvuselt soomlane, sündinud Ingeri-Soomes. Ingerimaal tähendab. Noh, pikk ajalugu meil võrdne eestlastega. Kui Soome ja Saksa valitsus tegid kokkuleppe, et etnilised soomlased võivad tulla sõjajalust Soome, siis läbi Klooga karantiinilaagri meid sinna viidi Paldiski sadamast Hangosse. Nii, seal jaotati meid peredega elupaikadesse, erinevatesse, saadid kõik pered, emad, isad tööle, lapsed kooli ja ükskord siis, kui Nõukogude Liit arvas, et te saate koju tagasi ja ma ütlen, et naiivsed talupojad, kes olid ka minu ema ja isa suures lootus, et saame koju, olid nõus siis minema rongidesse, kuid nii nagu eestlasedki viidi Ingerimaast niimoodi mööda, et isegi ei peatud ja viidi meid Kesk-Venemaale. Ja seal mina olin 4. siis. Ja mis ma tahan rääkida seda, et lapsed õpivad hästi noorelt. Need soomlase pered, kes sinna küüditati, nemad hakkasid läbi käima ja meie lastega, vene lastega muidugi siis koos mängima. Ja esimene sõna, mis minule 4-aastasele jäi meelde, oli sadis. See oli väga lihtne sõna, sellepärast, et aga strastvuti, ma teadsin, aga ma ei julenud seda öelda, sest seal olid need põrisevad. Nii. Ja mis ma tahan selle juurde tulla sellepärast, et esimeses klassis võõrkeel, miks mitte? Lapsed on väga altid, neil jääb väga hästi meelde ja kuule, kui laps on 7-aastane ja kui hakatakse õppima mingit võõrkeelt, ta tuleb koju kohe suure rõõmuga, et vaata, ma sain selle sõna selgeks ja et ma arvan küll, et mina tahaks küll, et minu lapselapsed oskaksid rohkem kui ainult eesti ja inglise keelt. Aitäh! Kas on veel kellelgi käsi püsti? Aha, Hannele. Kaasame Soome saatkonna. Hannele Valkeniemi on pressinõunik. Tegelikult, kas ma nüüd seisan? No seisan siis, ma panin. Ma tahaks vinti natuke keerata ja öelda, et me ei saa mõelda teise keeli isegi võõrkeelina. Miks me mõtleme nii, et nüüd soome keel on võõrkeel eestlasele ja eesti keel on võõrkeel soomlasele? See oli see võõrandumine, oli see, mida Nõukogude Liit väga sihikindlalt ja osavalt tegi, nii et me mõtlemegi teist nüüd võõrad. Et need võõrad, oi kui tore, kui need võõrad nüüd oskavad meie keelt. Ja kui me jälle omavahel kasutame inglise keelt, siis me oleme lõplikult võõrad omavahel. Sama võõrad kui bulgaarlastega või Portugali või Vietnami, no mitte võib-olla täpselt sama võõrad. Aga meil on selle keele ja meele ja mõistete kaudu eriline suhe, et me oleme teise jätku või kas see jätku on õige sõna eesti keeles nüüd?
et selleks me peamegi õppima eesti keelt ja vaatama seda nagu Soome, et see on kasuks mulle selleks, et ma saan iseenesest omast emakeelest paremini aru ja vastastikult. Nii et see on väga tõsine, ma mõtlen, et see on väga tõsine ellujäämise küsimus kultuuriliselt, identiteedilt, aga ka majanduslikult selleks, et kui me, Indrek rääkis väga hästi just sellest vajadusest, no milleks seda vajadust ei tunta, selleks, et see võõrandumine on läinud nii kaugele. Me peame sellest üle saama ja me ei saa nüüd, et naps, nüüd emme ole enam võõrad. Nii see ei lähe. See on sama pikk töö võib-olla, et see võtab ka 50 aastat. Nii nagu võttis selle Nõukogude Liidu tegevus. Me peame sihikindlalt nüüd püüda kasutada neid omi keeli, nii nagu Skandinaaviskast rääkis Kirsti. See on raske ja see on vaevaline ja see on natuke kallis töö, aga siiski ja kooliprogramme ja sellised nagu sõprusvaldade kaudu tegema, nii et äkki see ei olnud nüüd küsimus, oi vabandust. See oli kommentaar. See oli kommentaar. Ja kusjuures väga täpne kommentaar, sellepärast, et kui sa ütlesid, et teise keele kaudu saab oma nii lähedase teise keele kaudu saab oma emakeelest ka paremini aimu, siis täpselt nii see ongi. Eile käisin juuksuris selleks, et teie ette natukene kasitunuma tulla ja juuksur hakkas rääkima eesti keelest ja ütles, et vaat meil on ikka huvitav keel meil, et minna verb pöördub hoopis mina lähen, sina lähed, aga et kuhu see minna seal nagu kaob. Ja siis ma ütlesin talle, et jah, et soome keeles on need säilinud nagu eraldi tegusõnadena ja neil on ka väike tähendusvahe ja tema jaoks oli oi kui huvitav ja siis ta saigi eesti keelest paremini aru. Meil on Soome Instituudi juhataja siin istunud Anu ja teinud märkmeid ja ilmselt paneb juba kokku seda tegevuskava alates 20. aastast, aga püüaks nüüd siis niimoodi, et kui Soome Instituut on korraldaja ja soovib oma tegevuskavasse mingit sisendit, et ma annan teil igaühel võib-olla ühe või paar asja välja tuua, mida võiks siis nüüd konkreetselt teha selleks, et soome keel Eestis välja ei sureks, et soome keel püsiks endiselt ja läbi sellega soome kultuur. Piret? No mul kindlasti ei ole mingisugust sellist võluvitsa, et ainult, et soome keelt võiks, ühe asja sa ütlesid juba, et soome keelt võiks koos eesti keelega tegelikult õpetada. Et kindlasti seda ja mida me oleme ka siin katsetanud ja mida võiks ka edasi teha, on see, et mõelda selliste alternatiivsete tegevuste peale, et tegelikult ei pea ju soome keelt õppima ainult klassitunnis, vaid tegelikult me võime vaadata ükskõik missugust vaprate ja ilusate filmi ja panna sinna alla soomekeelsed subtiitrid, et võib-olla mõelda ka selliste mitteformaalsete keeleõppe võimaluste üle, võib-olla mõelda digilahenduste üle, soome keele digikursused. Te ütlete küll, et keegi televisiooni ei vaata, aga erakordselt on olnud erakordselt populaarsed siiski on olnud ka paljud sellised keeleõppe programmid televiisoris, et just võib-olla laiendada seda võimaluste maastikku, kuidas soome keelt oleks võimalik õppida ja ma arvan, et me Soome Instituudiga teeme ikkagi jätkuvalt sellesuunalist koostööd, et mõelda välja siis häid lahendusi. Kusjuures praegu tuli meelde, et on igasuguseid toredaid keeleõppeprogramme, mis suhteliselt lihtsalt ja seda raskustaset tõstes õpetavad sulle igasuguseid keeli, aga vot sellist varianti, et eestlasele soome keelt või soome keele baasil eesti keelt no ei ole leidnud. Küll on võimalik seal õppida prantsuse ja igasuguseid, aga rootsi ja soome keelt jälle vähem. Pekka? Mul on paar sellist ettepanekut, võib-olla väga konkreetsed ettepanekut, võib-olla natuke nõmed, aga ütlen sildi. Seetõttu, et minu meelest siin Eestis see soome keele valiant image on natuke nagu mitte kaasaegane. Väsinud, jah, et see on see, et minu vanaema vaatas Väiskit Soome televiisorist ja õppis eesti keelt, et me räägime kogu aega nagu sellisest näitest. Aga siis kuidas tuua seda nagu selle
praeguselle ajalle. Ja yksi voisi olla se, Suomen instituus voisi ottaa sellainen kuin eesvetäjä rolli ja leitä Eestistä ja Suomesta ajalehdet, kes hakkasivat sitä niin viemään etäisiin, että kuitenkin me arentamme natuke sitä yhistä kieltä, suomen-eesti kieltä. Että näiteks leitä selliseid sõnu, mis voiksemme kasuttaa mõlemas keeles. No, meillä on väga palju selliseid sõnu, mis me kasutamme, aga selliseid uusi sõnu, mis me ei ole veel leidnud. Ja se voisi nagu tõsta molemmalla poolella sitä huvi nagu meie keelde vastu. Se oleks üks, teine on veel nõmedam, aga siis see, et me mäletame, et kuidas nagu näiteks Rootsis ja Taanis on nagu see nagu rahvusvahelinen ja inimeste huvitöös, että nad on tehnyt TV-sari, Silta. Meillä voisi olla se laev, kes sinne sõidab iga päev. Tunnel! No tunnel on veel liiga kaugel. No aga sarjas on kõik tehtav. Aga see laev oleks väga põnev ja selline krimisari, et iga nädala seal midagi nagu juhtus, niin see on täiesti tasuta nagu ettepanek. Indrek, meil on 5 minutit aega, ma vist, Anu, soovid sa öelda midagi veel lõpetuseks? Okei, selge, siis kasutame 5 minutit visioneerimiseks veel Indrekul ja Jannel. Ma annaks väga konkreetse ettepaneku, ma annaks väga nagu, võib-olla nagu mitte niivõrd praktilise, aga praktikasse viidava ettepaneku. Ma väidan, et meie ühiste keeletundmiste ja keelteoskuste vundament tuleb kuskilt mujalt. Ma alustaks sellest, et ma looks koostöövorme ja platvorme, kus lahendatakse ühiseid probleeme. Nagu öeldakse, väikesemate, kutsume neid nagu häkatoni tüübi moodi, see võiks kaasata nagu ütleme küll kooliõpilastest seniorideni ehk pensionärideni välja. Põhimõtteliselt hakkame koos lahendama mingit probleemi, mis on probleem mõlemas osas. Hästi praktiliselt ja me jõuame tulemuseni, kus keel muutub instrumendiks, tööriistaks selle käigus. Et ärme tee sellest nagu keelest nagu iseenda nagu eesmärk iseenesest, vaid nagu loome situatsioonid, kus tegelikult keeleoskus muutub teatud määral vältimatuks või vahendiks muu hulgas. Täpselt sama nagu, vabandust, aga kui lapsed mängivad, nad ei mõtle, et nad õpivad teineteise keelt, nad mängivad ja samas õpivad. Meil ei ole vaja mängida, meil on tegelikult maailm täis, kaasa arvatud nagu Soome lahe ümber, meil on probleemid, mis on selgelt ühel või teisel pool, aga meil on ka ühiseid probleeme. Neid lahendatakse valitsuskabinettide tasemel, neid lahendatakse ettevõtetes, aga on ka asju, kus nõnda öeldakse kodanikuinitsiatiiv või mittetulundusühingud võivad võtta oma rolli. Ja ma arvan, et siin ei pea nüüd olema mingi nagu Einstein, et leida see oma formaat, et kindlasti Soome instituudil on mingid eelistused ja muud, aga ma leiaksin ja otsiksin sellest seda koostöö uut vormi ja tulevikku. Väga hea. Janne, 2 minutit. Ma arvan ka, et peaks leitma mingisugust uut imidži selle Soome-Eesti koostööle ja seda võiks teha kõigepealt noorsookultuuri kaudu. Et ma arvan, et ikka siin räägiti sellest, et noorsoo leiab oma asjad YouTube'ist ja blogidest ja vlogidest ja nii edasi. Ma arvan, et see ongi see valdkond, kus peaks seda reklaami tegema soome keele ja muidugi ka eesti keele suhtes Soomes. Ja seda võiks teha, ma ei tea, võib-olla mingi koolide vahelise koostööna võiks seda edendada ka, et ma arvan, et põhimõtteliselt see keele oskamise vajadus tekibki isikliku kontaktidest, eks ole. Et kui sa ei tunne mitte ühtki eestlast, siis sul ei teki kunagi mõtet, et eesti keelt peaks ära õppima. Aga kui sa juba tunned mõnda eestlast, siis sa hakkad õppima. Et ma arvan, et selliseid suhteid võib vahendada just koolide kaudu, eks ole. Et nüüd praegu räägitakse palju sellest tunnelist ja sellest, et kuidas Tallinn ja Helsingi lõimuvad nagu selliseks ühtsaks kaksiklinnaks. Aga ma arvan, et sellist lõimumist ei juhtu mitte kunagi, kui selles lõimumises ei ole mingit sellist humanitaarset aspekti. Ja see humanitaarne aspekti ongi see ühtne kultuuripärand, mis väljendub keeles.
ja ma arvan, et instituut ja muidugi ka ülikoolid ja sellised teised ametid võiksid hakata arendama seda sellist kultuurilist ja keelelist lõimumist ja just näiteks avata koolides mingeid selliseid uusi õppeprogramme ja õppekavasid, kus vähemalt ühes või kahes koolis Tallinnas õpetatakse soome keelt ja kultuuri laiemas ja kaasaegsemas mahus kui enne. Ja Soomes muidugi eesti keelt. Aitäh, Janne. Ma omalt poolt ütlen hästi kiiresti siia lõppu, sellepärast, et mul tekkis üks mõte. Tegelikult Soome instituut ja võib-olla ka haridusministeerium võiks mõelda selle peale. Ma saan aru, natuke utoopiline jälle, et äkki eesti lastele soome keele õpetamine vajaks hoopis teistsugust metoodikat kui keele õpetamine muidu, sellist sarnasusi rõhutavat metoodikat, mis ongi tegelikult keskendukski sellele, kuidas tuua välja peamiselt selle, kui sarnane on soome keel tihtipeale oma ülesehituselt ja nii edasi eesti keelega ja siis selle käigus saab korraga selgeks õpetada ka selle ühe erinevuse. See on minu panus. Suur tänu kõigile, kes te meid kuulasite siin kohapeal Keele ja meele aval. Aitäh kõigile, kes videokaamera vahendusel meiega olite.